Tere õhtust! Loomulikult jälgite seda, mis toimub Eestis, mis toimub Ukrainas, aga me vaatame, mis toimub tegelikult Eesti loodusfotograafias. See on tegelikult päris uhke aeg meil. Kui me hakkame mõtlema, et kunagi oli siin Priit Vesilinnu loodusõhtu ja siis riburada pidi meie loodusfotograafid jõuavad sinna National Geographicu kaante vahel oma loominguga. Ja kui nüüd võtta, Savisaar jõudis sinna, Saatšek jõudis vist enne Savisaart ja Erik Mandre jõudis sinna ja nüüd kõige noorem mees, kes nüüd märtsikuuses jõudis oma ilusa pildiga Geographicu kaante vahele, on Karl Ander Adami, ilus uhke nimi, pärast ta räägib, kust ta oma nime sai. Aga alustame, kõigepealt Lauri Saatpalu ja Peeter Ebane teevad avaloo. Tere õhtust, me oleme sellised valvefotograafi taustamuusikud juba. Paljud on meid siin juba samas situatsioonis näinud mitu korda ilmselt. Paljud ei ole. Et me käime ikka aeg-ajalt, kui Riis kutsub. Et me olime sellised riisikutselised. Mitte elukutselised. Et laulame mingi laulu, siis on nagu lõbusam vaadata pilte pärast. Mitte, et eriti kurb oleks muidu vaadata. Ja siis vaatame pilte ja räägitakse juttu ja laulame jälle ja näidatakse jälle pilte ja nii see õhtu veereb ja lähed siit uksest välja, on õues pime. Tere ka minu poolt ja meil on kõik tõesti hästi paigas. Ja, meil on kõik on hästi paigas. Peale mikrofoni. Ega meil sellist häbenemist ei ole. Igaüks võib teha, mis tahab saalis. Peaasi, et teistele haiget ei tee. Täna on nii kole ilm, see ongi selle Jüürikuu kõige ilusam ilm. Taevas lendab katuseid ja pisuhänna hän häet ei taba meid. Hei, mu lemmik, käime täna korra õige kodus ära. See on mulle puhult nii kallis, kui su põselohud kallis, sina oled üle nii. Näe, seal viipab naabritaat, kallist napsi ta ei raiska, temal peas on stratostaat. Seente jõuta lendu paiskab, aga seal mu loomakaitses tädi, kelle õlal istub lehm. Kui ta räägib päevad läbi, miski pole enam eht. Näe, seal on su vanaema, no mis ta teeb seal veskitiival, ta tuleb aga jälle ja läheb aga jälle. Ta tuleb aga jälle ja läheb aga jälle. Ta tuleb aga jälle ja läheb aga jälle. Aga jälle võib ju nii olla, et jäängi ilma laevata, siis ennast läbi ma võin kaevata. Ei kaua olla, saa keegi maata taevata. Hea, et su nime tean peast vaevata. Hea, et su nime tean peast vaevata. Täna on nii ilus ilm, see ongi selle Jüürikuu kõige ilusam ilm. Taevas lendab patuseid
ja tõsimeele äng hääd ei taba meid. Ei, mu lemmik käime täna korra õige kodus ära. See on mulle puhult nii kallis, kui su nime tähed, kallis sina oled üleni. Nii, suur aitäh Laurile ja Peetrile. Ja nüüd meenutan ühte aega 3 aastat tagasi, kui Karl Ander meie fotovõistluse loodus aastafoto 2011 noorte arvestuses sai tantsiva hundi ühe uhke pildiga, mille pealkiri oli ilus, suur tõkk ajab suu lõhki. Ja see oli tõeline Eesti rahvusvärvides pilt, nimelt pastknäär ja temal on ju sinimustvalge tiiva peal. Aga nii, ole hea, Karl Ander. Tere õhtust teile ja mul on väga hea meel, et te kõik siia täna kogunenud olete. Nimest. Nimi on pärit ringiga Rootsist ja peaks olema mul vene nimi, aga isa vahetas nime taaskord välja Adami vastu. Kindlasti peaksin alustama sellest, et kuidas ma loodusfotoni jõudsin. Loodusfotoni jõudsin kindlasti tänu vanaisale ja teda enam meie hulgas ei ole, aga ma arvan, et ma jään elu lõpuni temale tänuvõlglaseks. Minu ringkäigud algasid 4-5-aastaselt, kui vanaisa vedas meid metsa. Õigemini vanemad vedasid mind Pärnumaale 3 kuuks suvel ja mis oli hea asi. Seal me platerdasime paljajalu ja vanaisa mõtles vahel, et võtaks metsa kaasa ja niimoodi me käisimegi. Ratas, koer, vend, vanaisa. Siis ma mäletan, et me sidusime endale püksirihmad ümber ja siis nende küljes rippusid mannergud ja siis sõitsime niimoodi kruusatee peal ja siis need mannergud kõlisesid. Siis ma mäletan, et ma arvan vähemalt, sel momendil nad tundusid suured loomad, kes põgenesid igal poole. Ja siis me jõudsime metsa, jõudsime Vaarika puhmasse ja see oli meie jaoks nagu džungel. Me vaatasime alt üles ja kuulsime ainult krõbistamist ja kõike muud säärast ja see oli nii müstiline. Praegust ma arvan, et need olid metskitsed. Ja sellest pildist, mis National Geographicus on nüüd jõudis, see on seene pilt, nii-öelda vaikelu, ma ei ole väga suur vaikelude pildistaja, aga seeni õpetas korjama ja tundma vanaisa nii eesti kui ka vene keeles. Ja ma mäletan, see õpetamine oli hästi karm protsess, nimelt kui ta avastas meie korvist või siis pangest ussitanud või siis ussitanud seene või siis näiteks pilviku, siis terve see ämber lendas maha ja pidime uuesti alustama, sest pilvikute koorimine ei meeldinud vanaisale, ütleme niimoodi. Tundub karm, aga tegelikult niimoodi ta õpetaski meid riisikaid korjama. Ja siis tuli need kooliaastad. Muidugi me käisime nädalavahetustel ja suvel ka samamoodi maal looduses ja niisama, aga kool oli ikkagi kool ja see oli kohustus. See tähendab seda, et me kaugenesime loodusest, see tähendab mina ja vend. Ja järsku mingil hetkel sattus mu kätte kaamera ja kuna vanavanama ei olnud nagu väga palju võimeline liikuma, siis ta palus mul koduümbrust jäädvustada, et ka talle näidata, mis toimub. Ja sealt arvatavasti see fotopisik tuli, kuigi esimene kaamera, mis oli 4-aastasena, oli selline must karbikene, mis imiteeris nagu kaamerat ja see pritsis vett, ehk siis pilti nagu väga hästi sellega teha ei saanud. Aga see kaamera, see oli ka muidugi seebikarbi moodi ja sellega ma hakkasin pildistama.
esmalt õunad kraanikausis, siis mõned tuulelipud ja sealt see edasi läks, kuni ma jõudsin lindude ja loomadeni. Esimesed avastused, ma mäletan, et olid päris karmid, ma mäletan, vist olin 13-aastane, kui ma läksin metsa kaameraga enesekindlalt ja järsku kuulen haukumist. Aga see ei olnud mõne koerlase haukumine, vaid nüüdseks ma tean, et see oli sokk ja ma põgenesin kabuhirmus 1,5 kilomeetrit koju. Nüüd on mõnevõrra naljakas seda meenutada, aga sellised esimesed kogemused. Praegust ma muidugi pildistamisega tegelen üsna vähe, sellepärast et liikuv pilt on kuidagi hingelähedasem, nimelt osooni tarvis. Näiteks, kui ma võtan näiteks selle, kuidas kobras hüppab, et seda on päris keeruline pildi peale püüda ja see liikuv pilt nagu on kuidagi meeldivam. Kuidas see kõik algas? Nimelt ma alustasingi niisuguste dokumentaalkaadritega, ehk siis loodusest nagu väga palju pilte ei olnud. Ja ma mäletan, ma ilmutasin absoluutselt kõik pildid, mis mul olid. Ja nüüd ma tean, et mul on neid kastides võib-olla 900 ringis ja sinna nad arvatavasti jäävadki, sest neil ei ole arvatavasti mingisugustki väärtust. Aga peale looduse ma pildistangi hetkel ka kõike, mis toimub kodukülas, toimub mujal. Absoluutselt, kas või päiksevarjutust, ilutulestikku, konnakulleseid, ka konni koos enda käega, näiteks põrsaid ja kõike muud, mis tegelikult on nagu tavaline, aga samas, kui sa näiteks mõne aasta pärast seda vaatad, siis ta võib-olla nii tavaline enam ei ole. Et ma näitangi praegu mitte looduspilte, mis mõnevõrra on seotud loodusega, karmide ilmastikuoludega ja kuusa toomisega näiteks. Ja selle pildi peal on siis kõige lumerohkem talv, mida ma tõesti igatsen, et siin on vanaema koos koeraga. Vanaema olen ma muidugi väga tänulik, sest ja teda ma praegust õpetan. Kodukülas ma kummutasin paar müüti, nimelt vaata, et isegi 2000. aastate alguseni arvati, et hallid on emased tihased ja kollased isased tihased. Ja siis tuli see paha karlander ja rikkus kõik ära. Ja natuke veel sellest lumerohkest talvest, mis meil Pärnumaal oli Vändra metsade vahel. Tõsi küll, karusid seal ei ole. Siis väike unistus sai eelmine aasta korda saadetud, nimelt natuke naljakas on 22-aastasel nagu tõdeda, et lumekindluse ehitamine koos sõpradega oli unistus, aga see oli unistus ja see sai teoks. Siis see on minu talvine liikumisvahend. Selle peale asetan ma kaamerakoti, statiivi ja siis ma kihutan mööda metsavaheteesid. Sel aastal ei ole sellega väga hästi läinud. Siis muidugi, kui ma Pärnumaal käin, siis tavaliselt ma toidan linde. Muidugi siis hilissügisest esimeste lumede tulekuga kuni siis varakevadeni, olenevalt siis lumepaksusest. Ja lagunevaid hooneid, mida jääb aina vähemaks ja vähemaks ja vähemaks. Mis muidugi kõike muud. Viimasel ajal on mul silma jäänud, ma arvan, et päris paljudele, virmalised, mis meid on külastanud. Nendest on veel üks pilt, aga tasub kas või sotsiaalmeedias otsida mõningaid gruppe, kus saab Eesti virmaliste kohta teada. Erinevaid toimetamisi, pilvi, koduloomi. Ja see tõsi küll ei ole vist arvatavasti nüüd Pärnumaal, et see on ikkagi juba Viljandimaal. Võin eksida. Seenekorjamist, seenepilte tuleb ka hulganisti ja siis muidugi Sigalas. Et ma mäletan, et kui ma 5 või 6 aastane olin, siis vanaema vedas, siis oligi ainuke telefon külas, oli Sigalas ja ma mäletan seda poristeed ja kõike muud ja seda, siis ma olin väike laps, siis oli see väga elevile ajav
ja kõik need suured sead ja emised, mis olid tõesti, no ma ütleks, et 8-9 mind. Siis meil on, sellest ma tahaks ka rääkida, meil on kodukülas metsikute hobuste kari, poolmetsikute hobuste kari, ehk siis 25 hobust, poni, muula, eeslit, muulasid on 3 tükki, ehk siis Eesti ainukesed muulad on seal. Ja niimoodi nad käivad hommikuti, õhtuti metsades, mujal omanikku neil põhimõtteliselt nagu ei ole, samas nagu oleks, ja terroriseerivad. Ja samas pakuvad ka hästi kauneid hetki, et kui nad hommikul näiteks söövad vastase leinamaal või siit ühelt pildiretkelt üks väike pilt, et siin tasub otsida mõningaid tegelasi, et loodus tavaliselt peidab ennast, et seda tuleb otsida. Ja konnadest ka natukene hiljem, siis ma olen hästi palju ka kodumaal ringi reisinud. Kohe tulevad esimesed niisugused kergelt ohtlikumad retked meelde, Kihnule näiteks, kus Kihnut tabas torm ja me otsustasime magada telkides, mis praegust tõdedes oli ikkagi väga halb otsus. Et kui sul öösel kella 4 aeg ikkagi telk otsustab sind ära lämmatada, siis oleks tasunud kuskil kämpingus ööbida. Ja samuti me tegime seal väikest nii-öelda teavitustööd, kuna kohalikud korjasid seal hunnikutes ööviiuleid, mis nimelt on looduskaitse all, ja kõik vaasid olid täis neid. Ja siis me tulime jälle, kurjad loodusfotograafid tulid ja ütlesid, et nii ei tasu. Ja see on Ruhnuga seoses on 5-tunnine laevaretk, või see ei ole otseselt laev, see on laevuke. Ja ma mäletan, et need retked, kui me sinna läksime, siis laev loksus ikka niimoodi, et Ruhnule ei tahaks vist tükk aega enam minna. Siis kodukülas on hästi rabased metsad ja me oleme hästi suured marjakorjajad peale seentekorjajate ja siin on ühed niisugused lemmikud, millest võib-olla paljud ei pea lugu, võib-olla sellepärast, et neid paljudes kohtades pole või siis, et neil on niisugune tuim maitse, nad on niisugused neutraalsema maitsega sinikad. Ja jõudes nüüd selle teema juurde, jäädvustades lapsepõlve, miks selline teema? Siis kui mina olin laps, siis olid meie koduküla metsad, ütleme niimoodi, et seal lagedalt platsi otseselt ei leidnud. Olid küll mõned talukohad olid metsa kasvanud ja kõike muud, aga võt niisugust vaatepilti mina ei mäleta, aga nüüd on see absoluutselt igal pool. Ja öeldakse, et metsa võib ju võtta, et teda on nii palju, aga samas enamik on sellest võsa, nii et aga võetakse ikkagi metsa. Sinikate korjamisest veidikene. Ja siis on meie omad krevetid. See peaks olema nüüd Hiiumaal. Need peaks olema söödavad. Siis on küla maastikel on toimunud väikesed muudatus, kui tavaliselt oli küla keskel oli kirik ja siis kirik keset küla, siis nüüd on viljakuivad keset küla. Ja nad rikuvad mõnevõrra vaadet, aga samas mõnel õhtul on nad päris mõnusad vaadata. Siis on hästi palju niisugust vaatepilti, mitte kodukülas, vaid kõrvalkülades. Ja ka mõnevõrra sellist huvitavat vaatepilti, et tahaks nagu olla piimapukk, aga samas piimapukk võiks nagu olla puidust. Samas plastik võib ka uus puit olla, nii et mis seal ikka. Nii. Siis minu koer on hästi suur siuke korraarmastaja, käib aasadel, korjab kõik pudelid kokku, mis suurvetega tulevad. Ja päris tõsiselt asetabki need hunnikusse, sest meil on see koht, see maakodu, kus ma olen, seal on 2 jõge ja tavaliselt on need kõik aasad ja kõik muud kohad seal üle ujutatud. Ja siis ongi seda rämpsu nii palju, alates elektrivirnidest, lõpetades pudelite ja kõige muuga. Väike näide jälle lumekindlusest. Ma ka keksin sellega praegust. Ja siis on need metsikud hobused jälle.
on mõned sügishetked ja siin peaks halo olema näha, ma ei tea, kui väga seda näha on. Nii, ja nüüd ma räägiks natukene teemadest, mida mulle meeldib pildistada. Ehk siis kõigepealt minu suured lemmikud, kes on seotud minu lapsepõlve suvedega, ehk siis suitsupääsukesed. Nendest on mul hästi palju lugusid. Enamik on seotud sellega ikkagi, et ikka leidsime mõne surnud suitsupääsukese kusagilt ja siis tegime matused. Aga õnneks nüüd ma arvan, et minu ja vanema tööviljadena oli eelmisel aastal nüüd 19 paari suitsupääsukesi. Võrdluseks üle-eelmine suvi oli 3. Et me jätsime uksi lahti, soodustasime nende pesitsemist ja kõik muud. Ja siin on mõned pildid siis suitsupääsukestest, pesaehitusest. Ja nad vallutavad üldjuhul rehealuse, me kutsume seda rehaltseks. Ja seal on neid 13 paari ja see on hommikuti kella 5 aeg on see, midagi paremat ei tahakski vist tahta, et kui sa kella 5 aeg kogemata juhtud üles ärkama ja kuuleb, missugune laul sealt tuleb, siis ja siis on hästi palju selliseid harujuhtumeid, kus on 6 suitsupääsukest, et tavaliselt on kuni 5, aga 6 on juba selline kergelt haruldasem, et seal nad istuvad kuuekesi äikese, pildi pealt võib-olla aru ei saagi, et väljas äike kõmistab ja tegelikult kott pime on, et see säriaeg on siin päris pikk. Ja siin, sellepärast ma kardangi, et see pesitsemine üle-eelmistel suvedel nii vaevaline oli, et koer Ross ei lasknud väga sisse pääsukesi ja eelmisel aastal nüüd me otsustasime ikkagi uksed lahti hoida. Siis väiksed 4-5 tibu on seal, 4 ikka. Siin on näha seda eelistamist, mis ka inimeste maailma vahel tungib. Ja muidugi suureks lemmikuks on mul konnad. Ja praegust, nüüd ongi vist 1 või 1,5, oleneb nüüd, kui soojaks läheb, ongi jälle konnajaht mul käsil. Et konnajahtimisega tuleb esiteks kalamehe kummikuid jalga panna, siis otsida endale mõni soisem ala või siis üleujutatud ala ja minna istuma, võtta tool kaasa ja madalasse vette. Ja konnadega on see lugu, et kuna neil nagu on toimetamised, tegemised tahavad tegemist, siis nad ei pane tähele, et sa inimene oled või et sa liikumatu objekt oled, et neile kõlbab tolmomendil justkui kõik. Ja siis iga konn on isemoodi näoga, isemoodi mustriga, on leopardi mustriga, rohukonnadest just juttu. Ja mõnikord on ka mõned jäsemed puudu, aga see ei tee neid vähem ergumaks, et pigem on need, kellel mõned jäsemed puudu, on just erksamad ja palju rohkem valmis tegutsema kui need teised. Mõnikord roomab taimede alt välja mõni sinakam isend. Ja mõnikord ei saa mõned konnad aru, et 2 on piisav. Siis krooksumist on tavaliselt nende kevadiste pulmamängude ajal hästi palju. Et kõige rohkem, mis ma kokku olen lugenud, on 850 rohukonna, mis on just ühe platsi koha peal. Et siin on väike näide. Ja kui need kõik sünkroonis nüüd siin krooksuvad, siis on taaskord üks süke vaatepilt, et sel ajal võib vabalt vesi kalamehe kummikutesse joosta, et ei ole midagi hullu. Ja nagu näha, siis on jälle isemoodi konn. Ja sellest pildist ma pole siiamaani aru saanud, mis siin toimub. See on 2 aastat ma olen mõelnud ja lasknud teistel mõelda ja arvatavasti, no ei tea, ma arvan, et siin on 3 konna, võib-olla on 2. Siis tülitajad muidugi lüüakse jalahoobiga minema,
aga alati on lihtsam vee alt tulla, siis nagu väga ei pane tähele. Ja üle-eelmisel aastal ma vist võtsin käsile ka vee all pildistamise ja see maailm, mis seal toimub, see on hoopis teistsugune. Seal on palju vähem neid tülitajaid ja häirijaid ja saab üksikisendeid pildistada. Ja seal on hästi palju kudu ja see on niisugune müstiline maailm. Ja olenevalt siis nüüd, need on palju suuremad kullased muidugi, need on juuni alguse kullased, aga olenevalt siis nendest ilmadest, siis on need kullased üsna kiiresti väljas. Et siin on natuke kõhtusid näha ja kõike muud. Siin ka natukene isemoodi maailm. Ja eelmisel aastal tegid need pisikesed rohukonnad, kellel oli tegemist aga nii kiire kuidagi, väikse valearvastuse, nimelt kudasid nad viimastel suurveepäevadel ja põhimõtteliselt enamik kudust jäi nüüd kuivale. Ehk siis, see oli trööstitu vaatepilt, et seal otseselt nagu midagi nagu teha ei andnudki, et ma küll üritasin korraks seda massi tõsta vee poole, aga ma kardan, et pildi pealt võib-olla ei tundu, aga see on nii raske, nii tihke ja nii, võib öelda, et jälk, siuke oljus, kuigi nagu tahtmine on nagu hea. Ja siis ma olen tähelepanu pööranud viimasel ajal sellistele pisikestele tegelastele, jooksiklastele. Nimelt on nad tegelikult, need võib-olla otseselt ei ole nüüd, aga aedades on hästi palju jooksiklasi ja neile tuleks nagu soodustada neid elamistingimusi sellepärast, et nad on hästi head umbrohuseemnete sööjad ja peale selle neile meeldivad ka siuksed kahjurid. Nii et hea nipp biotõrjeks. Siin on 2 tigu, et ka selliseid tegelasi meeldib pildistada vahel. Ja siin ka üks jooksiklane nüüd, et see peaks olema silejooksik vist, jah. Ja sel aastal ma luban, et ma võtan ette nende pildistamise, ehk siis jaanimardikate pildistamise. Eelmine aasta ma küll üritasin, aga miskist jäi nüüd puudu, ma arvan. Et siin on väga hästi näha seda paaritumist, ehk siis nii-öelda jaani ussikene ja peaks olema ka siis õige jaanimardikas siin. Ehk siis nüüd jah, olen viimasel ajal vee all ka viibinud natukene ja see maailm on, ma ütleks, et Eesti jõed ja Eesti veekogud on väga siuksed mudased ja ma ütleks, et räpased, aga nad on mudased, et pealt küll vaatad, et on selged ja annab ujuda ja kõike muud, aga kui vee alla natukene piilud, siis on ikkagi päris sogane see elu seal. Ja siis kui sa käid nagu looduses ringi, siis ma olen õppinud vähemalt nägema selliseid märke, et üks aasta vaatasin, et hiir ronib paju küljes nüüd vist ja tegelikult võikski ju ronida, aga ma arvan, et selle hiire on sinna ronima pannud hoopis punasel kõgi ja ehk siis see on üks tema sahvritest ja niimoodi seal ripubki. Siis kindlasti on üheks minu lemmiktegelasteks on olnud siilid, harilikud siilid. Meil on 2 siililiiki, on harilik siil ja on lõunasiil. Lõunasiili võib kohata just Lõuna-Eestis, ka Pärnumaal, Lõuna-Pärnumaal. Ja siilidega on selline lugu, et nüüd ma enam väga hästi hea meelega näiteks kuluhunnikut ei põleta. Seal võib olla siile ja peale selle, imelik tunnistada, aga meie külas viidi läbi siili genotsiid, et olid siuksed toredad graanulid, see oligi muttide ja siilide sõda, et olid siuksed toredad graanulid muttide jaoks, siuksed sinised putukakujulised graanulid ja külaelanikud toppisid neid mutiaukudesse, aga mutid nägid neid läbi ja siilides nii kangesti meeldis, et ju siis jäid need putukad ette ja seal nad tasapisi käpakesi õhu poole
viskasidki. Aga nüüd on õnneks siilipopulatsioon taastumas, et pole hullu midagi. Kusjuures selle pildiga on see lugu, et siili mamma jättis 2 siilipoega põõsa alla ja siis ma sain neid terve päeva pildistada. 3. sai kätte valge toonekurg, kes lasi heal maitsta. Ja seal nad niimoodi mängisid tikri põõsa all ja siis vahetasid põõsast korraks ja siis ma mäletan, kui õhtul nad sellest põõsast kaugemale läksid, siis tuli siili mamma ja küll siis läks pragamiseks. See on üks õhtune siil. Muidugi alustasin ma tegelikult metskitsedest. Ma sain oma esimesed õppetunnid, et ka metskitsed väljutavad tegelikult seda söödut, ehk siis selles roomamine, ikkagi tähtis on see madal võttenurk ja siis ma roomasin seal alguses selles kitsede poolt jäetus. Aga siuke suurem sümpaatia oli nende rebaste osas. Et neid ma otsisin, neid urge, ja ma lõpuks leidsin ka siukse hästi muhedate rebastega paiga, kus nad mängisid peitust, muhelesid, magasid, ega nad vist midagi muud ei teinudki seal. Käisid ringi ja jälle magasid. Muidugi. Ja siis, kui mamma ja papa tulid, siis muidugi ma ei saanud märkamatuks jääda, et mind avastati kohe, kuigi vist pojad olid nii harjunud, et nad ei pannud üldse mind tähele. Siis neil oli kombeks alati nuusutada kõike ja maitsta ja siis pärast nuusutamist mõnuda. Muidugi see on, kui ma rääkisin sellest konnapildist, et see on hästi suur müsteerium, et mis seal toimub, siis täpselt samamoodi on see pilt. See oli eelmisel sügisel nüüd. Käisin metsas, seeni pildistamas, mitte korjamas. Ja järsku vaatan, et kuulen puude võrades kedagi laulmas. Ja vaatan ülesse ja mulle vaatab otsa üks suur puu. Absoluutselt ei olnud kusagil murdu, all ei olnud kändu ja niimoodi seal rippus minu kohal. Ja siis ma vaatasin, et tuul tõusis ja siis ma tegin kiirelt minekut. Vot siiani ma pole aru saanud, et kuidas see puu sinna sattus õhku. Nii, siis nüüd ma olen õppinud teistmoodi sügist pildistama, ehk siis ka kole võib olla ilus novembris, mis meil on siiamaani kestnud. Minu arvates vähemalt, et ega see talv oli häbiväärselt lühike. Ma ei ole kunagi tegelikult siukeste, ma julgen öelda, et sensuaalsete piltide pildistaja või selliste taimepiltide pildistaja, et ma teen ikka siukest dokumentalistikat ja ma eelmine sügis nagu üritasin midagi, aga ega siin ma vist peaks ikkagi lindude juurde jääma. Ja sügisest nii palju, et sügis, no muidugi mu lemmikuu on maikuu, tunda seda pärast vihmasadu, seda mullalõhna, see on üks parimatest asjadest üleüldse. Ja need erinevad roheliste toonid, mis on, aga maikuus ja kevadel, välja arvatud need konnad, ma väga palju ei pildista. Pigem on see siuke nautimisaeg, et nii palju helisid, nii palju värve, nii palju värskust, nii palju lõhnu. Aga võt sügis on siuke, sügis on nüüd vähemalt, varem ma seda vihkasin, sellepärast, et siis algasid need kohustused, et koolikohustused, õppimised, kõik muu ja siis ma tõesti, võib-olla mul ei olnud aega pildistada. Aga nüüd mulle õudselt meeldib sügis, just need värvid, just see sügise esimene pool, sest see november on, see tüütab ära ühesõnaga. Ja nüüd ma olen õppinud metsas vaikselt olema. Arvatavasti osaliselt osooni tõttu, et tuleb varuda kannatust, filmida, vaadata ja järsku ongi sul oravad ja järsku on sul hiired, leedhiired nina ees, lihtsalt ole paigal. Ja see on arvatavasti see pilt, millest nüüd Jaan rääkis, ehk siis suur tükk ajab nokalõhki.
selle pildi taga on, see oli arvatavasti üks minu esimestest nii-öelda projektidest, millega ma vaeva nägin, ehk siis ma passisin, võiks öelda, et isegi 4 nädalat tuule, vihma, lörtsi, mille iganes käes. Ja see oli üks pilt. Ma proovisin muidugi lainurgaga ka pildistada, aga see pilt jäigi selleks pildiks. Muidugi seal oli mõningaid äpardusi ka peale nende vihmasadude ja lörtsi ja kõige muu, ehk siis üks päev, novembrikuu päev oli vist arvatavasti, Baskneri kohal nagu tavaliselt ja siis ma olin seal varja all ja vaatan, et mul oli kaamera oli lehehunniku all, et ma teadsin, et nüüd tuleb Baskner, nüüd ma saan temast niisuguse kena portree lainurgaga ja vaatan, et ei olnudki Baskner, kes tuli, vaid oli naabrikoer. Ja naabrikoer ei mõelnud mitte pildi peale jääda, vaid teda huvitas see hunnik, mille peale mõni hea märk lasta. Ja see oli niisugune esimene valus kogemus. Õnneks ma sain viimasel hetkel vahele, kuigi ma sain väga, väga tugevalt pragada. Siis kodukülas on muidugi, nagu ma ennist rääkisin, siis mulle on meeldinud seal korda majja lüüa ja värbkakud, ehk siis nad on niisugused pisikesed leivikese mõõtu, natuke veel leivikesest suuremad linnud, niisugused hästi toredad kakukesed, neid annab leida kusjuures. Et nendele ma olen keskendunud viimasel ajal ja ma mäletan siis, kui minu linnu õppimine nii ladusalt ei läinud, ehk siis ma kedagi teadsin, aga mitte nii täpselt, värbkaku ma vist teadsin, siis kutsus üks naabritädidest mind enda juurde. Ja ta rääkis, et tal potsatas vastu akent üks linnukene, tal on vist midagi sulgedega viga, et tule vaata, ja siis ma vaatasin, et see on värbkakk. Ja ta ütles, et ma ei saa sellest linnust absoluutselt aru, et mitu päeva on ta söömata, ma annan talle teri, aga ta ikka ei söö. Ja siis mul tuli jälle kurja inimest mängida, öelda, et tuleks tehaseid anda, aga ta vist seda ei teinud. Eks see kakk läks mingi hetk minema ka. Nende linnukeste tagaajamine on üpris tüütu olnud. Nimelt on pöialpoiss, ehk siis kuldpea ja idi, niisugune lind, kes on üks arvukamatest lindudest, metspindi ja nüüd mõne teise kõrval, aga teda ei näe, sellepärast, et ta tegutseb puude võrastikes. Temaga on see huvitav lugu, et teatud east tema laulu enam kahjuks ei kuule. Nii et mina üritan praegust nii palju tema laulu kuulata, kui üldse võimalik on. Aga jah, tema jahtimine on üpris vaevaline. Kui teda näha tahta, siis arvatavasti niisugustes männi- ja kuusenoorendikes sügisesel ajal, et sinna tasub vaatama minna, et siis nad laskuvad ka natuke madalamale, et siin on männinoorendikus olnud. Ei kuule, ta on lihtsalt nii vaikne, nii kõrge heli, jah. Et see, ja siis sellest pildist. See pilt on nüüd, ütleme niimoodi, et üks mitmekümnest, mis nüüd ülejäänud on kõik kaustades, ja see pilt popsas kaustast välja. Ja siis ma mõtlesin, et mis sellega teha. Ja siis ma laadisin selle üles ühele toredale lehele, mida omab siis National Geographic, ja mõne aja pärast võtsid ühendust mitu fototoimetajat, nad tahavad seda näha. No, ma olen võib-olla seda korduvalt juba öelnud, aga minu ema jaoks on see pilt, lihtsalt paned seened ritta ja ongi pilt valmis. Aga selle pildi tegemiseks kulus 40 minutit. Ja see on ainuke kaader, nii et 40 minutit tööd. Ja see pihlakas, mis siin on, see üksik pihlakas, et see vist kogemata siin on, seda ma ei sättinud tükk aega. Aga üldjuhul jah, et 40 minutit läks selle pildi tegemiseks. Ma arvan, et minu osa on praegust hetkeks. Lauri ja Petere.
eile Tanel Ruubeniga tulin Viljandist ja siis oli tohutult ilus on see Eesti ikka. Ausalt, kui üle taeva oli siis punased jutid ja õhtupoole. Veel see, kui pimedaks ei ole läinud, hästi ilus, juba on kevad. Mütsiga minge veel õue, aga kevad, ma ütlen teile, on juba. Minu arust ma ei saa nagu ütelda, et talv nüüd häbematult lühikene oli. Mulle ka see aasta päris meeldis kohe. Täiesti see, mis oli, see paar nädalat, see oli väga okei. See oli okei, aga jaanuaris tuli kevad ja oligi ja see valmis. on ka väga okei. Ma nüüd jah, võib-olla lihtsalt tuleb teised riided panna, kui roomama läheb. Aga muidu on, ega. Ja ei olnud nii libe, eks ole. Kari läheb mööda, on koduni veel tundi paar. Vari läheb mööda, kui enam ei suudagi kulgeda. Sõdur läheb mööda mullast lehkamas labidas vöö. Põdur läheb mööda mudas lirtsumas lõbusalt ratastool maikuu öö. Ja me loodame varjustet suudame hüpata üle. Taju läheb mööda, kui unistad pehmetest sängides. Raju läheb mööda, kui vaikuse välja me suudame mõelda pikal teel ja me loodame varjustet suudame hüpata üle. Vanamees läheb mööda, astub pikka mööda, oli sõda ja Siberia perekond pärast ja kiriku pole veel jõudnud ja aeg on täis. Elu läheb mööda, õnneks pikka mööda, kui see hetke vaid kestaks, mis mõtet on tullagi vaevama kasijaid, talujaid, kandijaid. Noordaam läheb mööda, 10 aastat möödas, pole maganud temaga iialgi armunud, olin vaid olen, et veelgi, kes seda teab. Valu läheb mööda, läheb aega mööda, kõik need sidemed lahased küljest kord tervena tundes end kisud ja armides ringi käib. Ja käib. Valu läheb mööda, elu läheb mööda, valu läheb mööda, mööda. Mulle tuli selle fotograafiaga selle metsas müttamisega meelde, et no, Peeter müttab ka aeg-ajalt, no, talle meeldib ka igasugu asju pildistada ja me läksime ükskord kontserdile, see oli 10 aastat tagasi Tartumaale, jube külm oli, see oli mingi 25. laks oli vähemalt ja Petsil oli see termopesu, noh, ta näeb suhteliselt ebameeldiv välja, ta on selline nagu võrksukk ja lillat värvi veel, see on vist
eriti kallis firma on see, nad teevadki lilla. Et noh, et kui sa jalga paned, siis noh, ta on nagu võrksukk ja sukkpüksid ja see lilla. Okei. Ja me tassisime ennem asju ka ja siis enne kontserdit me olime selles ruumis, kus meil nagu valmistame, paneme teised riided selga ja siis lähme anname kontserdi. See oli Varal kuskil, Vara ja Tartu vahel. Ja siis no tohutu külmaga veel, eks ole, see villane müts peast ära ja pähe ja see, noh, juuksed on sedasi, veel hullemad kui mul praegu. Ja noh, elektrit täis ja niimoodi. Ja siis meie olime, ja Peeter, kitaristil on veel väga oluline, et noh, et kui ta parema käega tõmbab, et need küüned on tugevad, et nendega saab küüntega mängida, eks ole. Seoses sellega kitaristid ei lõika vähemalt oma parema käe, või siis olenevalt selle tõmbamiskäe küüsi, vaid viilivad, et nad oleks tugevad, eks ole. Ja meie olime seal oma toimetusi tegemas ja kuskil mõnekümmend minutit veel enne kontserdit, et mina seisin põhimõtteliselt alasti ja panin mingit lakki pähe peegli ees. Ja Peeter seisis oma lillades võrksukkades. No, tal oli need juba jalas, eks ole, et homme läheb, paneb kell 5 aeg, pildistab hangi. Need olid sedasi võrksukka, püksid olid jalas ja kõht õieli alasti ja viilis küüsi. Ja siis tuli kontserdi korraldaja, tahtis veel midagi täpsustada ja ukse vahel. Nii palju loodusfotograafiast. Ma ei tea, kas sa pildistamas käisid. Laulame veel ühe laulu. Mu indiviidsed mõtted on kummaliselt tõtvel, kui kõnnin Pelgu linnas, näginnas on Rentslis maas. Miks kõnnin Pelgu linnas? On nii, et meie linnas kui Koplist lähed öösel südalinna, sa trammiga kindlalt ei saa. Kas olen nõnda julge? Olgu ärge tulge mind kiitma, nii kaunis on mul lootus, mu ootused julgen ma. Seal Koplis mu nadježda või muidugi ka kestama saada, kui jõuab koju Kalev, päev varem kui arvata. Mees kauge sõidul laevas on just kui jumal taevas, kuid maa peal, ta lasemikuks keegi, mul tundub endalegi, et see vist ma. Vaatame jälle pilt. Nii, räägiksin nüüd lindudest ja räägiksin siis enda lemmikajast sügisest, mida ma varem vihkasin. Räägime kõigepealt siis äkki lindudest. Ehk siis mind võib vabalt linnufanatiks kutsuda või isegi kergelt linnuhulluks, aga miskit on nende juures, mis mind köidab. Siin on meil näha 2 valgetoone-kurge ja siin on meil Hancock. Temaga esimest kohtumist ma mäletan, kusjuures Kakut, ma ütleks, on üsna julged, mitte nagu näiteks hiireviu, keda sa korraks näed ja see ongi vist viimane kord, kui teda näed. Või siis näiteks rongad, ega rongad on ka hästi siuksed pelglikud ja arad ja ettevaatlikud pigem äkki. Aga Hancock on vana rahu ise. Peaasi, et sa tema jahti ei sega ja ühesõnaga, kui sa tahad talle lähedale pääseda, siis lihtsalt tasakesi niimoodi, et lumi ei krudiseks ja õige selle termopesuga. Siis aastaid olen ma nii-öelda linnustuudio püsti pannud, ehk siis kohale vedanud hunnikutes erinevaid mättaid, oksi, kõike muud, mis on metsas nagu
maha kukkunud ja siis saanud lähedalt jälgida neid sinitihaseid ja rasvatihaseid ja tutttihaseid ja salutihaseid ja põhjatihaseid ja nii edasi. Vot neid linde ma pildistaks hea meelega, kui mere äärde satuks, aga pigem olen niisugune jõe inimene. Siin on jälle üks tore värpkakk ja tavaliselt ongi temaga kohtumine nõnda, et sa ei näegi teda otseselt, et mingi hetk annavad temast märku hoopis teised linnud, ehk siis rasvatihased, varblased ja nii edasi. Et nemad hakkavad, ma ei ütleks, et lõugamad, see on vale sõna nüüd, aga nad annavad väga-väga häälekalt märku, et on üks tegelane, kes neile väga ei meeldi. Ja seal nad tema ümber tiirutavad ja siis värpkakk teeb mõne piuksu, teeb hästi kahtlast häält, et tasub kodus järgi uurida. Ja siis on niisugune musttihane. Et tema on niisugune metsade tegelane, pigem kuusikutes ja ta on hästi usaldav lind, kui teda nüüd metsas näha. Et ta on isegi üks nendest tihastest, kes tuleb hea meelega näiteks peos sööma, muidugi talvisel ajal. Siit, nemad on natuke raskem juhtum. Et siit tasub nagu otsida neid. Et siin ühte on kindlasti näha, on kõrvukräts. Nende poegade piuksumist ja kiljumist on kuulda kaugele tavaliselt suveõhtutel. Ma mäletan, et meil oli üks jaanipäev, tavaliselt sel ajal ka veel piuksuvad ja kiljuvad ja siis terve jaanipäev oligi siustatud nende otsimisega. Et isegi lõke jäi tähelepanuta. Siis alustasin ma tegelikult vist suurkirjurähnidest. Et vanasti olid tõesti ainult rähnid, aga nüüd ma tean, et rähnisi on siis 9, kui nüüd ei eksinud, 9 ikka. Ja suurkirjurähni pojad on tohutult lärmakad ja neid on võimalik täpselt samamoodi metsast üles leida. Ja nad on hästi maied, et tavaliselt need vanemad käivad 8 minuti tagant. Ja võiks arvata, et kogu nende tibude menüü koosneb ainult putukatest. Aga tegelikult nendele vanematele meeldis poegadele tuua ka mustikaid, ma ei tea, see oli võib-olla selle koha eripära. Siin on kärbsenäpi pojad metsas. Ja see on must kärbsenäpp, isaslind, tiksub. Ja siis on viimase üks minu lemmikutest on tuttihane. Ehtne punkar, kes metsas häält teeb. Ja teda võib põhiliselt ikkagi männikutes kohata, et kuigi ma tean, et minu kandis on teda rohkem ikkagi kuusikutes, aga ikkagi raamatud ütlevad, et männikutes, nii et ju siis nii on. Siis siin on üks siuke liivatüllikene, neid võib näiteks kablis kohata, täpselt kohti nüüd ei hakka ette ütlema, et siin läheb jahiks võib-olla või midagi. Et nad on siuksed hästi toredad tegelased, kes mööda randa siblivad ringi ja korraks vaatavad ja siis siblivad jälle ja vahel tõusevad ka lendu. Siin on üks vaene rasvatihane tuisu käes. See on sõtkabeebi. Et sõtkale ma olen mitmeid pesakaste pannud. Neid pesakaste annab niimoodi toksida, et need on hästi suured siuksed, hästi suure avaga ja need ma olen toksinud ikka 5-6 tükki valmis. Ja seni pole mitte keegi omaks võtnud. Siin on, selle linnuga on selline huvitav suhe, et see aasta on nüüd jäälinnu aasta ja alles sel aastal ma võtan tema käsile. Kuna ma ütlesin, et meil on 2 jõge kodukülas, siis on ka jäälinde tegelikult väga palju. Aga need ongi enamjaolt olnud, ütleme niimoodi, et kodukülas on ta peaaegu sama tavaline, kui on näiteks linavestik. Kuigi ega nagu linavestik on nii, et tavaline nüüd ei ole, aga sel aastal ma võtan ta igatahes käsile, ma luban. Siin on sookured, 2 tükki, ma ei tea, mida nad jõlitavad nüüd. Ja stuudios, linnustuudios, siis kui on need käredamad pakased, ikka mitu nädalat järjest, et see talv, ma toonitan jälle, oli ääretult lihtsalt nigel.
võrreldes nende eelmiste üle-eelmistega, et ma olen ka talveinimene ja noh, jäi vajaka. Kahjuks Lapimaal oli täpselt samamoodi niisugune soe ja pilvine, aga linnustuudios näitavad kõik linnud oma nii-öelda parimaid külgi, ehk siis kes ees, see mees. Tavaliselt sinitihane pärast mängib siin niisugust vagurat lindu, aga tegelikult kui on mitu sinitihast, näiteks 5-6 tükki, siis läheb arvatavasti kismaks. Ja siin on niisugune hästi põnev tegelane, porr. See nimi ongi vist ainuke, mida inimesed teavad tema kohta, et pesitseb ta puukoore vahel ja ronib mööda puid ja sööb. Tasapinnasel, et ta väga okstele nagu ei satugi. Siin on jälle üks suur kirju. Ja siis on väänkaelad. Nad on niisugused, siis kui pesa lähedale satus, siis nad teevad susisevat häält, nagu maod. Et neid poegi on seal pesas tohutult ja nad on hästi häälekad, nad on peaaegu et sama häälekad kui need suurkirjupojad. Ja nad on niisugused hästi huvitavad linnud tegelikult, et nad saabuvad just küllaltki hilja mai lõpus, umbes mai keskpaigas, ja siis nad hakkavad pesasid välja vaatama. Ehk siis see tähendab seda, et see pesa, mis neile meeldib, selle nad ka ära võtavad. Ehk siis, kui selle ees on juba mingid pojad, siis nad arvatavasti, või mitte arvatavasti, vaid nad suuremal tõenäosusega lämmatavad nad või ühesõnaga nad tabavad nad ära. Ja siis tekib ühele vanemale mõte, et see ei olegi kõige parem pesa ja niimoodi nad võivad 5-6 pesa läbi käia. Ja selles mõttes hästi huvitavad linnud. Ja kui näiteks kägu nende lähedal on, siis kas siis nüüd emaslind või isaslind läheb pesava ette, ehk siis käole meeldib sinna sisse muneda ja siis ema ja isa katab ära selle pesava. Siin on üks väike pojuka. Ja siis on niisugused toredad linnud, kes aedasid külastavad meil kodukülas. Ehk siis karmiinleevikesed. Ja nad on, ma ütleks, et sama maiad, isegi tegelikult maiamad kui leevikesed erinevate õite peale. Et nad mugivad ennast õisi nii täis, et hiljem seda häält nagu väga palju ei tulegi. Siuke väike idüll linavestriku pojaga. Ja siis muidugi jälle valge toonekurg, kes on nii tavaline, aga praegust justkui nagu kerge igatsus on tema järgi tekkinud. Ja siin on niisugune vähem tuntud lind, keda võib-olla ongi nüüd nende soojade ilmade tulekuga kõige parem näha, et siis kui veel lehti otseselt ei ole. Samamoodi ööbikut, et ööbikut tasuks nüüd aprilli lõpus, mai alguses kohata, et siis on samamoodi võimalik. Aga see on võsaraat. Ja ta ongi siuke, ta on kogu aeg olemas justkui, aga samas keegi teda otseselt ei näe. Siin on, nendest lindudest ma ei ole eales aru saanud, rohevintidest, et miks neil nii tige nägu peas on kogu aeg. Et isegi lumikelluke nagu võiks nagu, aga noh. Ja no tegelikult värvkak oskab ka täpselt samamoodi kurja nagu teha. Et ka siuke, väljaspoolt tundub siuke armas, aga esimesed kevad saabujad. Ja siin on värvkak toreda sõbraga. Ja siin on veedalla ja tema ei ole just kõige suurem lind, et tavaliselt ta seal rannikutel on ja suurema osa ajast ta tallabki seal vett, et maismaale ta tuleb päris harva. Rasedene. Ja siin, kui ma ei oleks nagu aastatega õppinud neid linde selgeks, siis ma arvatavasti ütleksin nüüd, et see on valge selgkirjurähn näiteks või äkki suur kirjurähn, aga nüüd ma tean, et see on ikkagi tamme kirjurähn, keda tuleb Lätis sisse. Ja ta kinnitab siin üha rohkem kanda. Ja siin on urvalinnud. Need on ühed linnud, võib-olla ühed esimesed linnud, keda ma pildistada sain. Et siis, kui ma endale teleobjektiivi sain, siis ma läksin
mööda külateed, mööda kruusateed käisin ja vaatasin, et mida head ette jääb ja siis olidki urvalinud. Ja oktoobris-novembris nad siia kanti satuvad esimest korda ja siis nad söövad umbrohuseemneid ja kõike muud paremat. Ja siis teine kord, kui nad tulevad, on veebruar, märts, aprill. Aga siin on nad vist veebruari või märtsi käes, üks vihub siin tantsu. Kühnapluugi puigad, pojad. Ja siin on jälle üks tore pasknäär. See on ka võib-olla sellest sessioonist, kui see koer külas käis. Siin on veidikene linde. Siin tasub hakata lugema neid kokku. See on üks sügishommiku tegelane, keda oli tegelikult teede peal tohutult, nimelt metsis. Ja selle pildi tegemiseks tuli mul ronida vette, ehk siis ennast salgavalt läheneda tiirule ja ühel hetkel märkad, et sul on vesi rinnuni ja kaamerast mõne sentimeetri kaugusel, et muidugi veega on mul väga halvad kogemused, et olen ma 2 korda läbi jää vajunud ja kuigi peaks nagu päästma enda tervist või siis tavaliselt on see just kaamera tervis olnud, mis on nagu korras. Et kas või praegu hiljuti oli selline juhtum, kus nägid jää sees, meil oli siin mitu jääd, nii-öelda, et siis mõned objektid, näiteks lehed jäid jää sisse ja siis neid andis nagu pildistada ja siis vaatasin, et üks leht on jää sees, siis ma mõtlesin, et no mis seal ikka, läheme jää peale kummikutega ja statiivi lõin ka püsti ja siis vaatan, et kergelt nagu libisen kummikutega, aga ei midagi hullu nagu polnud. Ma vaatan, et saan ikka lehe paika ja saan pildi ka ära tehtud. Ja siis vaatan, et statiiv ka kuidagi liigub tasapisi. Ja ma sain aru, et jää oli mõnusalt kaldu niimoodi ja avavesi oli. Ja siis ma mõtlesin, et no nüüd mis saab. Ja siis haarasin statiivi ja statiiv jäi terveks ja mina kukkusin vette. Ehk siis ettevaatust jääl. Need on siidisabad, on niisugused siristajad ja niisugused õgijad tegelikult, et nad külastavad siin aedasid, ka siin Tallinnas. Et nad on ühed vähestest lindudest, keda ma siin Tallinnas olen näiteks filminud. Et tavaliselt mul tuleb tegelikult sõita Pärnumaale Vändra metsade vahele, ehk siis ma kirjeldan natuke seda hetke ka. Ma istun bussi peale, ma sõidan trammiga bussijaamas sõidan 2,5 tundi Vändrasse, Vändrast 20 minutit metsade vahel ja metsade vahelt 4 kilomeetrit maakottu. Ja miks ma Tallinnas ei pildista? Tegelikult Tallinnas on nii palju pildistada, et ja eriti ma õppisin botaanika ja tegelikult loodusfotograafiat. Ehk siis ma läksin sinna, nägin oma esimesed rähnid ära ja kõik muu, aga Tallinnas on see häda, et vähemalt kõikidel viimastel kordadel, et sa saad endale nii-öelda töövarju, keda sa ei soovi. Ehk siis tavaliselt ikkagi keegi tuleb sulle tümitama või tülitama, et maakohas on ka muidugi samuti, et tullakse küsima, et kas sa krattima ei tulnud objektiivide ja kõige muuga. Raudkull? See on raudkull. Krattima, varastama. Objektiividega. See on tavalisi linde nagu kühmlapluik, tegelikult nagu otseselt tavaline lind ei olegi, aga me oleme kuidagi tavaliseks ta teinud. Kadriorus ja mujal, Saiaga näiteks. Et ma igaks juhuks siin ütlen natukene, et mul läheb tegelikult harja punaseks, kui saiaga toite neid veelinde, kes meil siin näiteks Tallinnas peatuvad, et esmalt tuleb endalt ikkagi küsida küsimus, et mis juhtuks minuga, kui ma iga päev ainult saiale lootma jääks. Ma kardan, et paari päeva pärast, nädala pärast, kuu pärast oleks tulemused. See on jälle tuttiaane. Siin siuke punakas, pruunikas silm on tal. See on jälle pöialpoiss. Siin on üks lumemaias rasvatihane.
ja siin on üks Maias siidisaba, kusjuures siidisabade juures ma jäingi pooleli sellega, et siidisabad on vaata et ühed suuremad purjutajad. Nimelt oli isegi Helsingis vist oli see, et kus sajad siidisabad lendasid vastu aknaid parvedega. No tegelikult vist üle-eelmine sügis oli täpselt samamoodi vist Tallinnas, et lendasid vastu aknaid 60 või palju neid oli. Osaliselt ikkagi sellepärast, et nad purjus on ja teiseks on see, et nad ikkagi ei näe, et see klaas on või nad ei taju seda. Tasub ikka lennata sinnapoole. Ja sükke lind on männileevike, purjutaja number 2. Et ta külastab tavaliselt rabasid, kui ta külastab üldse, et üle-eelmine aasta sügis oli sükke paras külastusaeg tal, et nad tavaliselt Eestisse väga ei satu, et nad tegutsevad seal Soome aladel, siin ta järab pohla. Jälle üks värbkakk. Siin ta väga tige ei ole, siin on ta sükke tõsine. Siin on sükke Pasknääri muie, mis on sükke täis kavalust ja täis uusi seiklusi, ehk siis tavaliselt need seiklused lõpevad sellega, et mul jälle mingi toidumaja või mingi asi on kuskil pikali. See on sükke väike kena varblane. See on hallpearähn. See on jälle varblane ja leevike. Ja siin mängib värbkakk peitust. Ainult, et tal on kaaslane ka ja see on tal küüniste vahel, see on rasvadiane. Rasvadiane vist aga seda mängu ei tahtnud mängida. Ja siin on üks sinitihane. See on esimene saabuja kodukülas. Et tavaliselt siis kui need käredamad pakased on olnud, siis on erinevad linnud nii väga ära harjunud, et nad tulevad tõepoolest nagu peo pealt sööma. Ja nad tunnevad inimese tegelikult ära, et kui näiteks vanama tahab selle asjaga hakkama saada, siis tavaliselt ütlevad rasvadiased talle ei. Siin on sinisaba, ehk siis lind, keda on Eestis võib-olla paar korda pesitsenud äkki ja see on üleüldse 4. leid Eestist. Soome vist külje peal teda elab natukene mõnikord, aga Eestis satub hästi harva. Ja kui ma ei oleks tundnud linde, siis ei oleks õppinud neid tundma, siis arvatavasti ma oleks öelnud, et see on mingisugune järjekordne varblane või midagi. See on talvike. Nii palju siis lindudest ja ma räägiks nüüd ka sügisest. No jälle see pilt. Ühesõnaga sügisel võtan mina sammud jälle sinna Vändra metsade vahele ja erinevatesse nendesse rabametsadesse. Ja seal ongi ainult seene otsa ja neid on tohutult. Ja siis ma olen hakanud neid makratama. See on muidugi korjamise vahepeal, et ma pigem nagu korjan neid, eriti võiseeni näiteks. See on nii-öelda seene peal. Kukeseened. Ütleme niimoodi, et vanaisa neid hea meelega ei oleks korjanud. Et ma ei tea, kas vanama ei osanud neid vanasti teha või milles asi oli, aga need ei ole just kõige meelsamad seened, mida korjata. Siuke väike seenepere päiksepaisti käes jalutamas. Sügis on nagu selles mõttes
nagu seeni on küll, aga need hääbumise märgid, mida on tegelikult tohutult, need lahkuvad linnud ja siis üha madalamalt sõtkuv päike taevas ja need jahedad tuuleiilid, mida üha tihedamini ja tihedamini tunneb, et nagu toovad tegelikult jälle selle mõtte, et nüüd saab ainult hullemaks minna. Nüüd saab jälle november tulla. Et siin on mõned seenepillid, neid on, ma võin tõsimeeli öelda, et neid on mul sadu, loodan, et mitte tuhandeid. Ja siis need on ühed meie lemmikseened. Nende seentega on see, et need seenekohad, just nende seentekohad, on pärandatud minu vanaema poolt, kes olevat toonud neid kooguga metsadest ja kohad on, see on tegelikult imelik asi, mida pärandada, et seenekohti, et ootaks midagi, võib-olla mõni inimene ootaks midagi paremat, aga mina arvan, et midagi paremat ei saakski pärandada, kui siuksed kohad, mis jäävadki nagu põhimõtteliselt sulle ja sinu lastele, et ma loodan, et seal keegi teine ei käi. Metsas võib, kui sa võtad näiteks 1 ruutmeetri ette, siis võib seal hästi huvitavaid asju leida, et niisugust pisimaailma, mida palja silmaga kohe otseselt ei näegi. Siin üks seen mõtleb ennast varjata, aga siin on üks armee. Ma olen kuulnud, et see mahl või see vesi on seal hapukas, aga ma ei tea, vist ei tasu iga seenealust nagu limpsida. Ja kui nagu metsas jälle tähelepanelikumalt olla ja vaikselt, siis viib kohati igasuguseid tegelasi. Näiteks ühte rohukonna, vist peaks olema, kes ennast puuvarjus nagu peidab. Ja just need õhtused, need loojangud, need on eriti masendavad tegelikult sügisel. Aga mõnusalt masendavad. Siis need esimesed härmad. Kilpjalad ja sügisel saab hakata kunsti tegema, sellepärast, et linnud on kadunud. Suurem osa nendest, et siia jäävad küll mõned, et kes kannatavad seda karmi ja õudset aega. Siuke üks hääbuv külapilt jälle, et siin need hooned jälle kaavatasid tasapisi, metsad ka, et praegusel hetkel ega enam väga seda tukka ja midagi muud alles ei ole. Ja ongi just need hääbuvad lapsepõlve maastikud, mida ma veel üritan tasapisi jäädvustada, et neid puid pole enam, ei ole seda lepavõsa või lepikut, kus nii paljudele lindudele meeldis pesitseda suviti. Ei ole enam ka seda. See peaks olema nüüd Jägala joa lähedal. Otsige koht üles ja minge vaatama. Et sügise poole, mitte just päris sügisel, aga just augustis näiteks, augusti lõpu poole on võimalik ka näiteks üha tihedamini sisalikke kohata, näiteks rabades ja mujal need. See on jälle üks veealune pilt, nii-öelda alt üles pildistatud, ehk siis vee alt taeva poole. Ja siis üks mälestus, mis mulle kindlasti nagu tükiks ajaks meelde jääb, ongi see 2012. aasta oktoobri lumi, mis oli 3-4 päeva. Ma mäletan seda esimest õhtut, ma olin tõsiselt elevil, et nüüd jääbki maha ja vanaema ütles, et ei jää. Ja kõik ülejäänud ütlesid, et ei jää ja siis oligi paks lumi 4 päeva. Ja sellega koos ka mänileevikesed ja kõik muud tegelased. Seda külateed enam ei ole jälle,
need peaks olema nüüd Soomaal pildistatud. Ja see peaks siin Harjumaal olema. Siin on natuke kunsti ka. Muidugi need udused ja sombused hommikud, mis sügisel on, need on eriti head mõtete kogumiseks ja niisama ringi käimiseks, et iialgi ei tea, kes sulle nagu vastu tuleb. Siis on siin jälle need poolmetsikud hobused. Neile seda järelkasvu tuleb aina juurde. Nii et võib-olla 25 saab varsti äkki 28 ja nii ta läheb. Siis on jälle siin mõned hääbuvad hooned. Just nagu Kodukülas ma olen seda märganud, et peale selle, et metsa maha võetakse, üha rohkem ja rohkem läheb viljapõldude alla. Ehk siis üha rohkem ja rohkem kaob rukkirääke, kaob erinevaid ritsiklinde ja nii edasi. Pole tegu nagu sükse mahepõllumajandusega ja arvatavasti see paneb mingi hoobi ka veel. Siin on mõni näide pohladest. Need on ka ühed asjad, mida meile meeldib hästi korjata. Seda hoonet jälle pole, seda küüni. Ma arvan, et see on küün. Kuu aega pärast selle pildistamist vajus see lihtsalt kokku. See on tegelikult päris suur. Rabad on jah, sükke koht, kuhu mind kutsub, et mulle ei meeldi otseselt need klišee rabapildid, mida tehakse hästi palju ja mille järgi minnakse, et hommikud uduga ja siis päiksekiired ja kõik muu, et mulle meeldibki just sükke kergelt rööstitu vaatepilt rabades. Vahel tuleb ka siuksed hommikud midagi lubada, aga jah, süke masendav raba, see on nagu süke märksõna, mille järgi ma tavaliselt rappa lähen. Siin on jälle üks poolmetsik hobune. Nad ei ole otseselt ohtlikud, aga nad on üpriski tüütud, et kui sul on kartuleid või miski maas, et ega nad ei vaata, et see on nüüd põld või miski, et nad lähevad, nad viskavad ennast sinna pikali ja hakkavad hõõruma vastu kartuleid ja kõike muud, et ühesõnaga nad käivad, kus tahavad, teevad, mis tahavad, aga otseselt agressiivsed nad ei ole. Loodetavasti ma ei ole seda veel järele proovinud. Lambakari. Must lammas on alati viimane. Mina olen jah kergelt sükeste piltide fänn. Sükesed masendavad, millest sa lihtsalt jalutad mööda hästi kiiresti. Ja siin on jälle külatee, mida ka enam pole, kõik puud on maas. Neid radasid enam pole. Ja ta teeb kurvaks tegelikult, et need maastikud nii kiiresti muutuvad ja peale selle, et ma nagu pildistan, ma üritan ka nagu külaelanikelt koguda erinevat informatsiooni, kust vanasti üle käidi näiteks jõgedest ja kus heina tehti ja kõike muud säärast, et mitte ainult pildid, vaid ka süke kerge pärimusmoment. Et enamik metsasid on sealkandis, kus ma pildistan, ongi sellised männikud ja õnneks on seal sellised rajad ka sees, et seal saab rattaga sõita, seal saab lihtsalt käia. See on natuke jõemaastiku Kodukülast. Et kuna see on nii tavaline, siis tavaliselt ma nagu väga otseselt ei pildistagi jõge.
see on jälle see 2012. aasta esimene lumi, mõned kutsuksid seda lörtsiks, aga mina ütlen, et see oli ikkagi lumi, et sihuke esimene, mis maha jäi korraks, 4 päevaks muidugi, aga see maalis sellise sügisese küla ikka üpriski talviseks. See oli pärast esimest päeva või tegelikult ööd, kui see lumi nüüd maha tuli. Ja see on puukoristaja. Puukoristajast ka muidugi nii palju, et on pika nokaga ja hästi sihuke, ma ütleks, et nahaalne tegelane, et kui keegi teine seal oleks praegu, siis ta lööks selle naaskliga sealt minema. Ma loodan vähemalt, et ta kedagi ei vigasta sellel, aga igatahes ta konkurente väga ei salli. Hästi põnev, mis selle 2012. aastal lörtsi või lumega oli, et ta tuli niisuguse niiskena maha või tegelikult ta langes puudele ja siis öö jooksul ta külmetas, siis olidki niisugused hästi huvitavad niisugused skulptuurid igal pool metsades ja mujal. Siin on näha neid viimaseid kollaseid ja rohelisi lehti. Ja tammed otsustasid üleüldse kõik maha jääda. Siin on niisugune kiire test, kui palju linde on siit võimalik leida. Kes üle 6 leidsid, siis see on juba kergelt vale. Ja siin selle pildi vähemalt ma tavaliselt olen öeldud, et see on talvepilt, aga see on nii sügisel tehtud, kui üldse saab veel sügisel teha. Et arvatavasti see lumekord jääb mulle tükiks ajaks meelde. Aga praegust nende sügise piltidega on vist ühel pool ja ma näiteks nii-öelda segapiltega, Jaan palus mul umbes 200 pilti kaasa võtta, see on juba ületatud. Aga ma näiteks mõningaid näiteid, kõike ma siin jõuan nüüd näidata, et neid tuhandeid, aga ma näiteks segupilte. Ma paluks nüüd Peetri ja mul nende lindudega tuli meelde, mu sõbrad läksid Aafrikasse ja siis ma ei mäleta, mul on piinlik isegi öelda, mis riik see on, ma ei mäleta, kas see võis olla Etioopia või midagi iganes. Ja siis löödi kohalikud giidid lõid suured rõõmsalt sära ja me näitame teile midagi erilist ja erilisi linde ja selleks pidi vist pool päeva sõitma kuskil koledate džiipidega ja siis nad jõudsid kohale ja neile näidati valgeid toonekurgi. Et nende luikedega on ka selline asi, et neid toidetakse saiaga ja need on sellised saiaga toidetud tädid toidavad neid ja siis luik on muidu üsna kohmakas selline maa peal. Aga mina olen näinud, vees on ta väga osav. Ma tahtsin ühte luika, ma nägin Dirhamis, kes tahtis Sepo Seemani koera ära uputada. Ja mitte talle molli anda nii-öelda, aga ta oli nii kaval, koer oli nii loll, et ta meelitas ta poegadest eemale ja koer hasardiga ujus merele. Ja siis sai aru, et ossa pagana, tagasi tuleb ka ujuda. Isa luik pani lihtsalt ha minema. Aga need Tallinna luiged, need ju teavad, et saia saab kogu aeg ja lõpuks, kui jamaks läheb, nad ei lenda kuhugi ära enam, et lõpuks tulevad nii tuletõrjujad ja viivad nad tuppa. Aga ma mõtlesin veel, et ma käisin täna, mul oli linnas asja ja kuivõrd mul autoga igal pool sõita, siis ma parkisin Stockmanni, et seal saab, kui sa oled see kauaaegne klient, et siis sa saad tasuta parkida, kui sa midagi ostad. Ja siis ma läksin poodi ja ma vaatasin, mis on kõige odavam asi, mis ma ostan. Ma tõesti leidsin tohutult odava, mingi 40 või 50 sendise asja. See on Itaalia mineraalvesi, kujutage ette.
Itaalias tehakse plastmasspudel kohe ja villitakse sisse ja inimesed töötavad ja see plastmasspudel ja see ei maksa mitte midagi, aga peal on pääsukese pilt, suitsupääsukese pilt. Maailm on kummaline. Ja siis ma mõtlesin veel sellest linnust, nüüd kui sa rääkisid, et rohevint on kurja näoga, et mina teadsin ühte koera, kes jäi korraks õrnalt auto alla ja tal jäi pärast seda hambad jäid irevile ja saba ei töötanud ja ta sai kogu aeg teiste koerte käest molli. Ta oli tohutult sõbralik koer, aga kui ta kogu aeg läks ja kole nägu ees, siis kõik hakkasid, sai kogu aeg pureda. Tal ei olnudki enam sõpru, ainult inimesed teadsid, et see irvitav lõust on tegelikult väga sõbralik. Rohevindil võib ka see jama olla. Ja see ei ole see, et ära peeglit süüdista, kui endal lõust viltu. Siin on tegemist isikliku traagikuga võib-olla. Mis loo me esitame? No miks mitte? Me esitame ühe loo, eks ole? Jah, Jaan ütleb lihtsalt, ega meie lihtsalt teeme. See on sellisest Kesk-Eesti kohast nagu Vao. See on täiesti olemas. Kulla proua, teil on laulud väga õrnad, tuulekellad torni räästas, helisevad kaasa õrnalt ja see kübar sobib täna valatult kui teile, olete kui kindral lille naine. Kulla proua, palun täna, varem võtke rohtu, noore mõdeb lika ohtu, õhetades täna loodab varem ära töö. Sest täna on jaaniöö. Vau, 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 vau. Kõik saavad oma jao, mis iial ei kao. Su turja peale riita laob kõik kurja ja hea, mis leitu. Peitu minna ei saa. Vau, 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 vau. Me teeme oma vao, mis kunagi kaob, kas hiljem või ka varem. Tuuled jäävad, tuuled teavad ja meist laulavad. Kulla härra, teil on väga valulikud silmad, päevavarjud aia ääres teevad talutavaks silmad ja need mineviku varjud, mis teil öösel külas käivad, päikese käes ohutuna näivad. Vana pillimehe uhkus söögisaalis klaverilt veab kaane, täna pole puhkust, rõõmsaid valsse pades paane, konksus kämmal lööb. Sest täna on jaaniöö. Tuul paisub, vau, 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 vau. Kõik saavad oma jao, mis iial ei kao. Su turja peale riita laob kõik kurja ja hea, mis leitu. Peitu minna ei saa. Vau, 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 vau. Me teeme oma vao, mis kunagi kaob, kas hiljem või ka varem. Tuuled jäävad, tuuled teavad ja meist laulavad. Vau, 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 vau. Kõik saavad oma jao, mis iial ei kao. Su turja peale riita laob kõik kurja ja hea, mis leitu. Peitu minna ei saa. Vau, 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 vau. Me teeme oma vao, mis kunagi kaob, kas hiljem või ka varem. Tuuled jäävad, tuuled teavad ja meist laulavad.
vaatame pilte jälle. Räägin ühe väikse loo ka enne neid pilte. Et kõige ohtlikumad korrad, tegelikult tooks kaks niisugust, ega loodusfotograafia on hästi ohtlik ka tegelikult. Et nüüd 4 aasta jooksul, või tegelikult nüüdseks juba 5 aasta jooksul on mul peale olnud 430 puuki. Neist ühele on õnnestunud ka ennast sisse haakida. Ja mul on nagu au tõdeda, et ma olen vaktsineerimata ja soovitan seda teistel kõigil teha. Aga muidugi kõige tobedam õnnetus, mis mul on juhtunud peale nende libisemiste ja kõige muu, mida on nagu väga palju olnud, on näiteks see, kui on ikkagi nädalaid sadanud ja sa lähed küntud põllule ja mis on, ma ütleks, et vaata, et kilomeeter 1,5 igatpidi pikk, siis jõuad sinna keskpaika, inimesi mitme kilomeetri raadiuses muidugi ei ole ja sa avastad, et kummik ei liigu. Ja sa avastad järgmine hetk, et sa oled põlvini mudas. Ja sa vaatad, kuidas sa lihtsalt tasapisi vajud. Ja selle hetkel, see on nagu selles mõttes tobe olukord, nagu närvi minna või mul ei olnud telefoni ka muidugi kaasas. See on ka hea vihje teistele, et võtke alati telefon kaasa. Ja siis ma leidsin võimaluse kuskilt haarata nii palju, kui ma veel sisse ei olnud vajunud, mõned paekivi lahmakad ja tasapisi neid hakata laduma. Ma mõtlesin ka selle peale, et ma hakkan nüüd kaevama ennast välja kuidagi, aga see oleks päris tobe olnud. Et sellised totakaid õnnetusi on nii palju olnud, et vähe pole. Aga nüüd ma näiteks äkki sellist valikut piltidest, selline hästi väike valik ja muusika oleks vist taustaks, nagu ma võtta. Panen pigem on siin sellised suvised ja talvised pildid, väike pilguheid suvesse.